Hei, oleme taas kord tagasi ja kui eelmises osas külastasin agentuuri, kes aitas müüki läbi turunduse boostida ja aidata ja selgitas seda, siis täna on mul erakordne au kohtuda produktiivsuse coach'iga. Paul. Tere! Paul Vahur meil siis tänastes müügiminutites 69. müügiminutit eetris ja oleme siin Fale kõrghoone väga suure akna ees, ehk siis see vaade, mis siit avaneb, on ju, et Paul kogu aeg vaatab sinna, et siis ärge pange nagu tähele, et ta naudib seda linnavaadet. Ühesõnaga, tere Paul! Tere! Aitäh, et oled tulnud oma mõtteid jagama. Aitäh, et kutsusid! Ma arvan, et teema ei vaja pikemat sissejuhatust. Produktiivsus, efektiivsus, kuidas asjadega hakkama saada, sest et me müükaritel teame, et pidevalt on see samune ventikas, et kogu aeg on liiga palju teha, liiga vähe aega. Sul on raske, kuna prioriteete on mitmeid, sul on raske nagu fokusseerida, et mis see päriselt prioriteet on, sest nagu kunagi üks müügikoolitaja ütles, et tennispallide näitel, et diilide mõttes kõik pallid peavad olema korraga õhus. Ehk siis nagu sul on väga palju erinevaid asju, millel pead sa fookus toimub, pluss siis kõik back office'i tööd ja kõik muud asjad. Sissejuhatuseks, Paul, mul on mõned küsimused, vaatame, kuidas meie vestlus minema hakkab, võib-olla meie vestlus läheb hoopis teist teed, aga mingi raamistik. Alustame sellest, et milliseid efektiivsuse ajajuhtimise tööriistad täna maailmas olemas on, et kas meil on, ma tean, et sina kasutad ühte konkreetset raamistikku, kas maailmas on palju raamistikke, mis on nagu väga populaarsed? No raamistikke kui selliseid, ma ütlen ausalt, ma tean ühte ja võib-olla veel 0,5, eks ju, et mis nagu võib-olla päris raamistiku mõõtu välja nagu ei anna. Väga palju on olemas igasuguseid nippe ja nõkse ja mis on ka tegelikult nagu täitsa nagu okei ja tore nagu kasutada. Aga see, mida mina nagu konkreetselt teen, mina aitan inimestel õppida ja rakendada siis Getting Things Done metoodikat ja see on siis nagu täielik selline elu ja tegemiste haldamise nagu süsteemne lähenemine, eks ju. Nii et see on selles mõttes nagu... Pead vist kuulajale ära ütlema, Getting Things Done, see ei ole Pauli enda välja mõeldud. Jaa, see ei ole minu enda välja mõeldud, jah. Selle mõtles välja David Allen, umbes nagu 40 aastat tagasi hakkas uurima ja puurima, et kuidas me töötame siis, kui meil nagu töö tuleb päriselt tegelikult hästi välja, et mis järjekorras me nagu asju teeme. Ja hakkas seda kodeerima või kas nagu siis panema kirja, ütleme, kas see toimib, hakkas seda coachima, hakkas inimesi koolitama selles ja 23 aastat tagasi tuli välja ka raamatuga ja siis sündis ka tegelikult see nimi sellele Getting Things Done ehk siis öeldakse GTD ütleme, või GTD inglise keeles, eks ju. Siis saa asjad tehtud. Saa asjad tehtud ja et ongi, et siin eesti keeles tuli 2007 tõlgiti see originaalne raamat ära ja parasjagu loodetavasti nüüd järgmise aasta jooksul, kuskil nüüd siis võib-olla 2025. aasta jooksul loodetavasti tuleb ka see uuem versioon sellest raamatust nagu eesti keeles ka välja ja võib-olla siis me panemegi selleks pealkirjaks saa asjad tehtud, eks ju, aga ma pean veel tõlkijaga kokku leppima selle. Ma saan aru, saa asjad tehtud selles mõttes, et ja sa ütlesid, kui palju? 23 aastat tagasi? 23 aastat tagasi tuli raamat välja, jah. Ja 40 aastat tagasi lõid selle kontseptsiooni. Minu küsimus on selles, et 40 aastat tagasi on üks USA härrasmees loonud kontseptsiooni ja see on puutumatuna tänaseni samamoodi praktikas kasutatav. Ja, on küll. Et loomulikult seal on see, et päris alguses ta rääkis väga praktiliselt, et võtavad nagu kasutada seda märknikku ja seda kausta ja nii edasi, aga aja jooksul ta nagu nägi ära, et mis on siis nagu need aegumatud nagu osad sellest, ütleme, mis on see sisuline pool, mida sa seal teed, ütleme, ja see praktiline väljendus on siis nagu sõltub, see on väga individuaalne, ütleme, et sa võib-olla küsisid ka, et mis on nagu need praktilised raamistikud ja tööriistad, et väga palju on olemas nagu produktiivsuse äppe ja süsteem, nagu füüsilisi süsteeme või siis nagu äpis süsteeme, eks ju, et aga mille poolest see võib-olla, mida mina erinen, ongi see, et ta on nagu selline nende äppide ülene, et kuidas sa pead ise oma elu juhtima, mida sa pead tegema ja siis need äpid, kui see on sul selge, siis need äpid aitavad sul seda ellu viia niimoodi. Ehk siis äpid on mingis mõttes nagu, mis asjad on monitoorimise vahendid lihtsalt? Ja võib-olla kõige parem võrdlus on nagu see, et kui sa tahad näiteks nagu liikumise mõttes produktiivne olla, eks ju, siis ütleme, kiiremini jõuad ja kaugemale jõuad, kui sõidad autoga versus see, kui sa kõnnid, eks ju. Ja nüüd, mis siis ongi, et nagu need autod ongi need äpid. Ja siis see Getting Things Done on auto juhtimisoskus. Okei, väga hea, hästi selgelt antud nagu raamistik. Ütle mulle, meil müügiinimestel on, ma ütleks, et kogu aeg on rohkem teha, kui teha jõuab. Teisest küljest meil on mingid omad rutiinid ja ma vaatan tagasi jällegi viimase 10 aasta müügipraktikate arengule ja kuna meil on tugevalt tulnud sisse selline task management, meil on automatiseerimine,
meil on süstematiseerimine, ehk siis täna me oleme teises poolses äärmuses, et mul on võimalik automatiseerimisega genereerida igale müükale nii palju taske, et ta oksendamiseni, ta ainult tapab taske, terve päev, et ta on nagu task killer, on ju. Et ütle mulle palun, millised on sellised, kuidas öelda, kriitilised rutiinid, vaadates sind ja sinu praktikaid ja vaadates kõiki, keda sa aidanud oled, et millised on päeva kriitilised rutiinid, kas saab üldse olla nagu kriitilisi rutiine, mis teevad sind edukamaks? No kindlasti on jah, ja noh, seda ma selle süsteemis õpetangi, eks, et need algavad peale väga sellisest nagu baasasjadest tegelikult. Üks asi on see näiteks, ütleme, et ikkagi noh, mida need äpid väga palju aitavad nagu kõik kirja panna ehk nagu ära dokumenteerida. No mitte nüüd nagu detailselt ütleme, eks ju, aga dokumenteerida ära see, mis nagu oluline on, eks ju. Et noh, et kui sul nagu mingi tuleb idee pähe, et sellele kliendile võiks sellise nurga alt läheneda, ütleme, eks ju, siis tee endale selle kohta ruttu märge ära, eks ju, edasi. Kui see nüüd helistad kliendile ära, räägid temaga ära, no ma arvan, et seda juba kõik need äpid juba nõuavad, ütleme, et siis pane kirja, et mis sa sealt teada said, eks ju. Et noh, et sellepärast, et sul tuleb 2 kõnet vahepeale ja siis veerand tunni pärast sul on absoluutselt meelest läinud, mida see 100% mida kirjas, et noh, et lihtsalt see kirja panemine on üks selline nagu asi, ütleme. Noh, loomulikult siis läheb süsteem nii-öelda selliseks nii-öelda nagu rohkem detailsemaks, et noh, et ka nagu võib-olla vaatad oma süsteemi üle, vaatad oma need nagu tegevusega üle, et noh, sa võid nagu panna endale 1000 tegevust nagu ette. Aga see absoluutselt ei jõua, ütleme, sa peadki öelda, okei, mida ma võtan, mida ma jätan, eks ju. Et mis on mul realistlikum, mida ma saan nagu teha, ütleme, eks ju. Et noh, ma arvan, et väga suur probleem, mida ma näen inimestel on nagu see, et me suudame nii palju genereerida asju, mida teha ja noh, see on nii müügis kui ka ükskõik mis. Ma arvan, kõik igas elus, ütleme, noh, sõltub, kui loominguline inimene on ja noh, ütleme, et ja eks see loomingulisus õnneks nagu kasvab ka inimestel, eks ju. Ja sa peadki vaatama, et noh, et okei, et aga mis on siis see reaalsus, ütleme, mida ma tegelikult suudan ära teha, eks ju, et ma võin öelda, et täna ma teen 100 müügikõnet, ütleme, eks ju, aga kui sa oled peale 20 kõnet juba nagu noh, nii-öelda kutu, ütleme, eks ju, toss väljas, ütleme, siis noh, siis ei tasugi ennast nagu kehvasti tunda, kui see 20 kõnega sa saavutadki oma tulemused, eks ju. Võib-olla see ongi see, et võib-olla saadki aru, et okei, ja küll ma suudan 20 kõnet teha, aga siis ma teengi sellest 100 valiku, et mis on nagu need high priority targets, ütleme, eks ju, et kellele on kõnet teha, kus ma saan kõige rohkem nagu bang for the buck, ütleme, eks ju. Nii et noh, et just see sama süsteemi haldamine, et enda piiride tunnetamine ja siis nagu endale nii-öelda nii palju taldriku peale võtmine, kui sa jaksad ära süüa. See on väga oluline. Sest et kui me mõtleme nagu igapäeva peale, meil on nagu päevased taskid, mida me igapäeva töös peame tegema, siis on meil veel perekond ja siis meil veel hobid, siis on meil unistused, ehk siis ütleme, et kogu see taskide virvarr on ju. Ma mõtlen lihtsalt praegu kõva aega. Kui ma paneks kõik selle kirja, mul oleks väga palju lehekülgesid nagu täidetud ja see ongi normaalsus. See ongi normaalsus ja no ütleme, mul on näiteks see, et kui ma teen oma coaching ut, ütleme, eks ju, siis üks ülesanne, mida ma lasen teha, ütleme, mida ma soovitan ka tegelikult võib-olla teil teha, on teha mõttepuhastus. Ja mõttepuhastus on panna kirja kõik need asjad, mida sa tunned, et peaks, tuleks, tahaks, võiks saaks teha, ütleme, eks ju. Et noh, et see on esimene samm, et seal paned nagu kirja ära. Ja kui ma teen seda nagu tippjuhtidele ja nagu ettevõtjatele teen seda, annan neile, noh, võtle aega, ma ei isegi pane ajaga piirangud peale, noh, see on ikkagi, nad panevad tund kuni tund poolteist ja nad kirjutavad peast välja 200 asja, mida neil nagu vaja teha on, ütleme, eks ju. See ei tähenda. Kas elus või töös? Kõik kokku, nii elus kui töös, ütleme, eks ju. Ja noh, tegelikult ma ise tean ka, et kui ma neid näen, ütleme, mul on juba kogemus ka, et see on umbes nagu heal juhul see on pool sellest, mida nad tegelikult kõik vaja teha on, et see algus ei tule niivõrd palju välja. Hakkad avanema, on ju. Ja hakkad avanema ja see ongi see, et see on esimene samm, eks ju, et noh, sa ei saa nagu põhiliselt see, et sul on vaja võrrelda, mida teha ja sa ei saa võrrelda neid asju, mida sa ei näe. Ütleme, et selles mõttes need asjad, mis sul peas on, sa mõnes mõttes nagu ei näe. Ütleme, sa suudad peas hoida 4 asja korraga, on see niisugune nagu psühholoogia ütleb, noh, maksimum, kui sa hästi treenid ennast ja oled näiteks ettekandja kuskil olnud, siis võib-olla nagu 7. Aga see on maks, ütleme, saad 7 asja korraga peas võrrelda. Aga kui sul on nagu 200 või 300 tegemist, eks ju, siis see on võimatu, aga ainuke, kuidas saad teha see, kui sa kirja paned ja siis hakkad ütlema, et okei, 300 asja, noh, 100 on neist kohe nagu jama, ütleme, et see on selline unistused või kaugem tulevik, ütleme, eks ju. Ja hakkan sealt... Annad selle ajalise perspektiivi, et sa lükata kuskile kaugemale, eks siis need ei ole minu järgmised 3 nädalat, vaid need on midagi siis pikemast perspektiivi. See on tegelikult, sa mõtled seda varem niimoodi, et noh, et need 300 asja on sul võimas menüü. Et sa lähed restorani ka, sa ei taha restoranis ka olla niimoodi, et näed, sul on üks asi, mida süüa saad, eks ju. Ma tahaks ikka valida, ütleme, eks ju. Ja see ongi, et vaat näed, see on kõige parem valik, ütleme, eks ju. Ma pean enda peaga puhtaks kirjutama, ma tahaks näha, palju mul tuleb. Ja, no ma tahaks ka. Mulle tundub, jah. See 300 mingi tundub nagu ulmeline number tegelikult asjadest, mida sa pead nagu ellu viima, aga teisest küljest, kui sa hakkad mõtlema, kui palju sind ümbritsevat nagu elu on, et siis võib-olla elame-näeme. Ma igal juhul mingites järgmistes osades ütlen, kui palju mul tuli neid asju. Ma võin öelda, mul on endal niimoodi, et mul on oma personaalsüsteemis, ütleme, mis on puhtalt nagu eraelulised, ütleme, võib-olla sellised nagu hobiprojektid seas, seal on mul umbes nagu 100 tegevust, mingi 20 projekti ja umbes mingi 150 kunagi võib-olla asju, ütleme niisugust noh, nagu unistuste asja. See on mul eraeluline asi. Ja siis tööalaliselt on mul 150 tegevust,
25 projekti ja umbes veel 300 kunagi võib-olla asju, ütleme. Ja siis on Pipedrive veel, ütleme. mis peab veel igapäevaseid tavaprotsessilisi asju, mida sa ei suuda nagu peast pidada ja välja kirjutada, on ju. Ehk siis igaüks, kes praegu kuulab, Pauli kuulates nagu crazy, ma ütleks, et päris palju asju. Päris palju. Ja sa väidad selle kõige raames, et sul on tööalased 100 asja, eraelused 100 asja ja sa arened, sa liigud nende sees edasi efektiivselt. Seda tahad sa meile väita, jah? Ja, ma väidan, et ma liigun edasi efektiivselt. Ma väidan seda, et mul on nagu võimalik igal hetkel chillida, eks ju. Aeg maha võtta. Aeg maha võtta, ütleme, eks ju. Kuna ma tean, mida ma parasjagu ei tee, ütleme, mul on see nimekiri nagu olemas. Mul on võimalik nagu parasjagu sellega, mida ma teen, ütleme, kõige selle juures võiks nagu mõelda ka, et ütleme, et Paul, et kuidas sa suudad praegu üldse mu küsimustel vastata, miks ei mõtle oma 400 asja peale, ütleme. Aga sellepärast ma ei mõtlegi, et nad on mul nagu välises süsteemis nagu olemas, ütleme, eks. Ja ma tean, et kui ma lähen nüüd kontorisse või oma töölaua taha tagasi, siis ma näen, et mida mul vaja teha on sellel hetkel seal kohas, eks ju. Aga praegu ma olen sinuga. Olgu. Ehk siis sa ütled, praegu sul on pea puhas. Praegu sa oled fokusseeritud sellele ja sa ei mõtle praegu järgmistele asjadele, mida sa pead tänasel päeval veel, sest nagu päev on veel noor, on ju. Mul on süsteem on olemas, mis mul ütleb, mida täna peab kindlasti juhtuma. Kui sa lähed täna õhtul koju, mis kodus ka juhtub, see on sul ka süstematiseeritud. Olgu. Samamoodi. Okei, make sense. Kõik küsivad alati lifehacke. Kõik meie vaatajad ja kuulajad. Vaata, müügiinimese üks suur omadus on see, et me ei viitsi päriselt teha ühtegi üleliigset liigutust. Meil pole aega ja me ei viitsi ka. 2 asja. Me tahame nagu asju teha väga efektiivselt, väga kiiresti, kui me saame nurkasid lõigates, me lõikame kindla peale nurkasid. Kas sul on mulle ja meie kuulajatele mõni, nagu öeldakse, 1 minuti lifehack, nagu mida ma täna kohe saan hakata tegema? Sa oled tegelikult päris palju juba avanud. Mis on see süsteemi alus, aga kas lihtne argipäevane lifehack? No argipäevane lifehack on tegelikult väga hea. 1 minuti raamidesse ta jääb 2 minuti raamidesse. All good. On siis see, et kui sul tuleb mingisugune ülesanne ette ja sa vaatad, et ma pean selle ära tegema, eks ju, siis nagu küsi enda käest, kaua mul see umbes aega võtab. Ja kui sa ütleb, et ma saan selle 2 minutiga tehtud, siis tee see kohe ära. Okei. Ehk siis ruul on see, et kui sa hindad selle asja täitmist 2 minuti peale, siis kohe hakkad tegema. Ja, seda asja sa ei peaks enam teist korda nagu nägema. Ehk siis, ja kui ma lükkan selle edasi, siis ma olen juba ebaefektiivne, et ma lükkan seda 2 minutist asja. Olgu, ma lihtsalt mõtlen praegu oma argipäeva ja mul võib tulla neid ma lihtsalt jagan korraks seda, kuidas mina töötan. Mul on jagatud päev plokkideks. Et ma tulen hommikul, vaatan eilsesse päeva tagasi, et ma midagi ei unustanud, vaatan viimastesse meilidesse, sest tavaliselt, kui sa õhtul loed neid, siis kindlalt ma unustan ära. Panen sealt endale mingi väikse setupi, millega ma pean päevas liikvele minema. Siis ma valmistan ette mingid kliendikontakte, otsin lihtsalt, kuna mul on hea hommikukohvi kõrvale otsida, see on hästi süstemaatiline tegevus. Siis ma teen oma kõnesid, suhtlen klientidega ja põhimõtteliselt pärast lõunat, kui kohtumisi käidud ka, siis pärast lõunat ma tegelen selle back office'i tööga, kõige selle jabura asjaga, millega ükski müükar ei taha tegeleda. Ehk siis, kas ma pean lepinguid ette valmistama, kas ma pean kontosid seadistama, kas ma mingid sellised asju tegema. Nüüd, kui ma hakkan mõtlema, et mul tegelikult pillub neid kogu aeg ette, neid 2 minuti asju, kas minu raamistik, kuidas ma toimin justkui olla enda elus nagu kuidagi kontrollida midagigi, kas see on efektiivne raamistik või, sest neid 2 minutisi võib tulla sealt nii palju järjest, et ma unustan ära oma plokid ja ma tegelikult hakkan neid 2 minutisi täitma. Spetsiifiliselt on see, et see 2 minuti nagu reegel kehtib meil seal Getting Things Done'is siis, kui sa nagu näiteks vaatadki neid mingeid uusi sisse tulnud asju. Kui sa tulnud oma meile näiteks, ütleme, või siis mingisugune asja vaja teha, näiteks istubki, ma ei tea, see võib olla, kes töötab kodukontoris näiteks, ütleme, sul võib ka olla, et tuleb mingi 2 minuti asi, et kuule, see pirn on seal läbi läinud, ütleme. Ma mõtlen, kurat, ma tean, kus pirn on, ma tean, kus mu redel on, ütleme, eks ju. Ma lähen teengi selle 2 minutiga ära, et ma ei peaks seda asja enam uuesti nagu töötlema, ütleme, et see on nagu need uude sisse tulnud asjad. Loomulikult siis, kui sa lähed sinna oma sellesse töösse nagu täpselt nagu sisse, ütleme, siis võib-olla seal hakkavad nagu teised reeglid kehtima, eks ju. Aga pigem see ongi just nende uute asjade sisse tulemisel. Sisse tulevate järskude asjade, kui mul on aeg ja see on 2 minutit, siis kohe teen ära. Kui mul ei ole aeg, siis ma pean ta talletama kuskile. Siis ta läheb, sulle ongi inboxis istub, ütleme, eks näiteks, eks ju. Olgu, räägime ka isiksuse tüüpidest. Nagu, ütleme, kui müügis on peamised isiksuse tüüpide erinevused on see, et on need vennad, kes on ründel, ehk siis need, kes on nagu sõjataanril kogu aeg. Ja see on need, kes istuvad office'is. Ühed on need, kes lammutavad kogu aeg uut territooriumi ja lähevad tundmatusse. Teised on need, kellel on kliendi portfell ja kes toimetavad. Lihtsalt portfelliga neil on ära jagatud päev, nad teevad upselli, kõik asjad. Kas ja isiksuse tüübid veel omakorda jagunud, me võime diski, me võime pelbini, me võime vahet ei ole, siin on nagu 5 erinevat asja, mis on maailmas. Et kas isiksuse tüübist erinevalt on ka see, kuidas ma efektiivselt oma elu planeerin?
no see, ütleme, see metoodika, mida mina nagu õpetan, siis seal nagu põhimõtteliselt see baassüsteem ehk mis järjekord pead tegema, see jääb nagu samaks. Küsimus see, et kuidas sa täpselt seda teed. Et noh, ütleme, implementeerimine ka, et noh, samamoodi ka öelda, et noh, et kas nagu autosõidu oskus erineb, ütleme, sellest isikuse tüübist, ütleme, et noh, võib-olla loomulikult sõidustiil erineb, ütleme, võib-olla erineb auto, eks ju. Loomulikult, kui ma BMW-ga sõidan, su stiil on hoopis teine. Ja BMW-ga või no ongi, noh, kas või BMW-ga, mis iganes sõidad nagu sportautoga või kas sa oled nagu, noh, kas sul on mingi suurem auto, ütleme, nii edasi, või on sul siuke väike auto, ütleme, eks ju, et noh, loomulikult siis sa peadki seda autot natuke erinevalt juhtima, ütleme, eks ju, et noh, et ja noh, võib-olla sul on Jeep, ütleme, siis on maal sõitmine, sul on omad reeglid, ütleme, kui et noh, et see linnas, ütleme. Nii et noh, see noh, ütleme, see võib-olla ei ole nagu väga hea vastus. Ei, aga see ongi siiski, ütleme niimoodi, näiteks kui ma sõidan täna elektriautoga, siis mingis mõttes määrab ka see minu nagu mitte sõidumaneeri, aga küll aga mingisuguse sõidudünaamika, kuidas mida ma pean planeerima oma teekonnal, on ju, kuidas ma üldse nagu elan. Ja siis on sinu eesmärgid ka, mida sa tahad, kas sa tahad kiiresti kohale jõuda või sa tahad nagu efektiivselt sõita, eks ju. Täiesti nõus, absoluutselt. Nii kütusekulu kui ka elektritarbimise mõttes on see täiesti hea paralleel. Ja, nii et noh, et seal nagu väga palju erinevusi ei ole, aga noh, loomulikult on see, et noh, jah, et mida ongi, et mida ma coach'ina nagu teen, ütleme, et noh, et iseenesest see metoodika on ju olemas, võid minna raamatusse, Rahvaraamatus või Apollost osta, ütleme, see raamat maksab 15-16 €, ütleme, see Getting Things Done raamat. Ingliskeelne soovitan osta, ütleme, ja hakata seda lugema ja rakendama, eks ju. Aga mina aitangi siis nii-öelda coach'ina on see, et noh, et selle konkreetse inimese jaoks nagu rakendada. Ma võtan nagu, noh, vaatan mingid tema teatud eripärasid. Ma otseselt ei vaata isiksust, ma vaatan pigem seda, kuidas ta nagu maailma nagu tajub, kuidas ta maailma sisse võtab, ütleme, eks ju. Ja siis aitan nagu selle põhjal nagu rakendada. Vaatan ka, et noh, mis tal juba olemas olev nagu pagas, ütleme, eks ju, kui ka see, et mis tal see toolset või nagu see tööriistad, mida tal praegu on olemas, ütleme, et kas ta on PC inimene, kas ta on Maci inimene, siis ma saan soovitada, et noh, et kas ta kasutab nagu Reminders äppi. Vaatage näiteks seda, ütleme, et äkki sellele inimesele hoopis sobib pabersüsteem. Et ta saab kirjutada kõik paberile üles, kuna see sobib talle paremini. Nii et noh, et seal tulevad nagu need individuaalsed isikulised eripärad nagu sisse igal juhul. Strateegia, kuidas tema konkreetselt ellu viib seda sama raamistikku, mida sa õpetad, on ju. Okei, make sense'i. Räägime stressist ka. Kas sinu raamist, noh, me kõik teame, selles mõttes mul on siin olnud osa ärevusest ja läbipõlemisest ja olen ausalt rääkinud enda nagu teemast, ümberringi kõik inimesed on nagu läbi põlenud, et jube hull teema. Kas, ütleme niimoodi, et see efektiivne aja juhtimine ja liiga palju stressi, kas need on korrelatsioonis, mida ma küsin, on see, et kui sul päriselt on liiga palju stressi, siis sul võib olla super hea raamistik, aga sa ei tule sellega toime. Nagu see implementeerimisega ei tule üldse toime. No vaat see David Allen, kui see raamat tuli välja, siis selle nagu pealkiri Getting Things Done, the art of stress-free productivity. Et stressivaba produktiivsus on nagu kunst, ütleme, eks ju. Ja noh, ongi tegelikult mõnes mõttes, ütleme, minu vaade on ka, ja noh, David Alleni vaade on ka nagu selline, ütleme, et põhimõtteliselt, et kui sa nagu, kui sul on nagu stress, siis nii-öelda ütleme kohe nagu sisuliselt definitsiooni järgi tähendab, et sa ei ole kõige produktiivsem. Ehk siis stressi siis definitsiooni järgi, kas stress, ütleme niimoodi, et tõmba paralleeli siis, kas suur osa stressist on liiga palju kuhjunud asju, millest sul puudub ülevaade ja see ongi see peamine stressitekitaja. Sul võib olla elulisi mingisuguseid perekondlikke asju, kõike muud, aga tööalaselt kindlasti on üks stressi väga tugev faktor see, et sul kasvab üle pea kogu see plaust. Ja no ütleme, et see ongi väga lihtne on see, et ütleme, et võtame näiteks, et sul on mingi kindel mingisugune noh, nii-öelda tegevustarv, mida sa päevaks saad ära teha, eks ju. Ütleme, noh, ja see võib-olla isegi sa ei tea, ütleme, võib-olla sa pead veel avastama, kui palju sa tegelikult suudad ära teha. Aga ütleme näiteks on nagu 30 näiteks ülesannet suudad ära teha, eks ju. Kui sa nüüd iga päev alustad seda, et ma pean täna 50 asja ära tegema, eks ju. Aga teed iga päev 35 asja ära, siis see on automaatne stress, eks ju. Sa oled nagu failure, sa oled loser, ütleme, eks ju. Et noh, see on juba esimene koht, ütleme, eks ju. Teine asi on ka nagu see, et noh, et kui sa kogu aeg hüppad nagu erinevate asjade vahel, ütleme, eks ju, et noh, et võib-olla teed seal kliendi kõne teed ära, ütleme, siis vaatad jälle, mis mul emailis vastatud on, ütleme, eks ju, siis mõtlen, siis ma lähen jälle kliendi kõnet tegema, eks ju, selle asemel, et noh, et võtta see fookusaeg ja teha neid kõnesid, ütleme, eks ju, tajud ära, aga kus on nagu see minu nagu konkreetne nagu piir. Sul võib olla niimoodi, et noh, et võib-olla see, noh, ma olen ka ise müügimaailmas nagu olnud, ütleme, eks ju, et võib-olla mõni inimene on see, et noh, ta saabki energiat helistamisest, eks ju, ütleme, eks ju, et noh, ta helistabki, ongi, et kurat, andke veel kõnesid, et noh, et ma nagu panen, ütleme, eks ju, ja kellegi teine, ütleme, kes võib-olla on väga hea müügimees muidu, ütleme, eks ju, kes räägib nagu kliendi nagu noh, ütleme ikkagi saab kliendiga ühele lainele, aga ta peab nagu 5 minutit peale ühte kõnet nagu puhkama, eks ju. Selleks, et taastada oma energia. Taastada oma energia, et noh, et seal peab nagu seda nagu tajuma, et noh, et märkama, et aga jah, et põhimõtteliselt on see, mida mina õpetan, see nagu noh, sellised väiksed sammud, mida sa konkreetsed tegevused, mida sa pead tegema, see aitabki jõuda selleni, et noh, et sa vähendad nagu oma stressi
ütleme, eks ju, et sa toimetad niipidi, et see stressi tekib vähem ja tegelikult omakorda on see, et kui sa oled vähem stressis, siis sa oled rohkem produktiivne. Sellepärast, et sa suudad fokusseerida, et sa ei hüple. No võtame tippsportlased, ütleme, eks ju. Stress on võib-olla mõnes suhtes, see on selline nagu pingeolek, ütleme, see on selline kogu aeg värisemine, eks ju. Vaatame, keegi läheb, ma ei tea, mis iganes, nagu, kas ta on lävepakul sellel nagu seal jooksma hakkamas, ütleme, eks ju. Ta näiteks üritab künnesse lasta ja laskur või ta on näiteks isegi see vette hüppaja, eks ju. Ta ei vibra seal, ütleme, selle päev, ta on täielikult tegelikult nagu nii-öelda, ta unustab kõik nagu ära, ütleme, tema parim tulemus tuleb siis, kui ta nagu 100% keskendub sellele, unustab kõik ära, tal ei ole nagu lihasepingeid, teil ei ole vaimseid pingeid, ütleme edasi, et sealt tuleb kõige parem tulemus, et kui sa oledki tegelikult stressivaba. Loomulikult kõik me mõtleme enda peades, on ju, kõik meie kuulajad-vaatajad enda peades ka, et tegelikult meil on väga palju stressi, seal ei ole nagu, stress on sisse kirjutatud, müükarid küsivad minu käest seda, et kui me räägime igasugust efektiivse müügipäeva juhtimist. Tänane huvitav teema, mis on üles tulnud, on see, et minu esimene haridus oli autotehnika ja mul oli au töötada autohoolduses, autoservices ja autoservices oli sellised huvitavad asjad, et kui sa oled esinduse services, siis sul on kindlate tööde tegemiseks nominaalajad ja ma toon müükarile alati neid näiteid, et kui ma LinkedInist otsin kontakti, teen taustaotsingut, on ju, nominaalaeg. Kui ma inforegistrist vaatan seda nominaalaeg, kui ma koostan mingisugust nõuti selle kohta nominaalaeg, kui ma teen ettevõtte analüüsi, nominaalaeg, kui ma valmistan kohtumist ette, ma võin paketeerida ühe müügikõne nominaalaeg. Ehk siis tänane nagu ütleme, kui naljakas asi, mis on minuni jõudnud, on küsitakse, kuidas ma saan lifehacki teha ja neid nominaalaegasid häkkida, et las AI teeb need ära, et ma ei raiskaks oma üldse. Ma olen sellega nõus ja see täna almost toimib, aga on mingid asjad, millel on sul nominaalajad, mida sa tegema pead. Ja kui sa nüüd mõtled 20 korda nominaalaeg, see on sul kindel ajaühik. Aga seda sa ei saa seda nagu vaidlustada. Kui ma neid ei tee, siis sul on vabastatud aeg. Selles mõttes. Et ka mingis mõttes ma võib-olla suhtun hästi praktiliselt päeva üles ehitusse. Ma suhtungi nii, et mul on plokk, kuhu mahub 10 nominaalaega sisse. Ja ma saan olla produktiivse. Ma võin juba vahepeal kohvi vaadata ringi, vaadata Facebooki, üks nominaalaeg kadunud. Mis on inimlik, on ju, selles mõttes, et ma nagu kuidagi vaatlen nagu elu läbi selle, et kõik asjad võtavad aega. Küsimus, kas sa tajud seda või ei taju, kas sa teadvustad või ei teadvusta, alati on konkreetsel tegevusel konkreetne ajakulu. Kas sul on küsimus või? Ei, ma praegu jäin kõvali, lihtsalt ma parem tõmbasin sellest. No ütleme niimoodi, et ma ise ei ole võib-olla sellega kokku puutunud otseselt, ütleme, et ma ei ole nii, ma olen teinud nagu ma olen teinud private equity'le, olen teinud mis on siin Londonis ja Berliinis ja nagu sellisest nagu ärikeskust olen teinud nagu sellist müüki, ütleme, ja mul nagu nominaalaegasid ees ei olnud, tulemused tulid nagu ära, ütleme, eks ju. Loomulikult see, kui nominaalaeg on ees, ütleme, siis tõenäoliselt nagu oleks muidugi hea teada, kus see nominaalaeg tuleb. Just. Et kas see on nagu sinu best practice või see on keegi ütleme, kui see kellegi teise best practice, see võib-olla täitsa nagu absoluutselt õige, ütleme, aga siis võiks tulla ka juhend kaasa, ütleme, kuidas ta selle best practice'ini jõudis, ütleme, eks ju. Et niisama, ütleme, nii-öelda nagu taevast nagu tulnud nagu ilma sellisest nominaalaeg, isegi kui see on õige, ma kujutan ette, see võib mõjuda frustreerivalt, ütleme, eks ju, kui sa sellele järgid. See on normaalne, on sellega teha, aga sa ütled, ei ole. Väga hea, kui keegi näiteks ette, ütleme, see võib olla, see ei pea olema nii-öelda füüsiliselt ette näiteks, võib olla ka mingi kas videokoolitus, ütleme, kus on ette näidatud, et näed, kuidas ma saan selle nominaalaja sees hakkama, nii et mina olen niisugune ka nagu isepäine, ise ka nagu ettevõtja ja ma nagu ütleme nii, et igasugust ütleme kulpi ei löö, ütleme, keegi tuleb, ütleb mulle, et nii on vaja teha, ma ütlen, aga miks? Selgita mulle ära, ütleme, eks näita, et niimoodi on võimalik, eks ju. Jah, et nii on võimalik just näita, et sellega on võimalik see ära teha, on ju, et ole siis eeskuju. Täiesti nõus. Ja mis võib olla täitsa korrektne, et ongi niimoodi, et ta saabki ära tehtud, eks ju, jah. Kuidas sinu elus, sinu näidetel, ettevõtetes, kuidas efektiivsust mõõdetakse? Kas on mõõdik, KPI-d on olemas? No ütleme loomulikult üks on see, et et sama, võib-olla ongi, et sa rääkisid nendest nominaalaegadest, ütleme, eks ju, et mis sa nende, kas sa jõuad nagu nominaalaega sisse jääda ja nii edasi, ütleme, eks ju. Loomulikult võib-olla efektiivsust. Ma arvan, et see efektiivsuse mõõtmine läheb aina keerulisemaks. Sellepärast, et see, mida me nüüd inimestena teeme, ütleme, see läheb aina rohkem selliseks loomingulisemaks tegevuseks, ütleme, eks ju. Et ongi, et selline see asi, mida on väga lihtne mõõta, kunagi olid nagu, võib-olla oli kas siis põllumajanduses või nagu vabrikus, ütleme, ega pead ei olnudki väga palju vaja. Käsi oli vaja, ütleme, eks ju, jah, käsi ja sa pead nagu võid kiiresti mõõta, kui minutiga mitu nagu seda operatsiooni saad ära teha, ütleme, kui täpselt, ütleme, eks ju. Aga me liigume ja ongi, mida see Getting Things Done ongi, ta on teadmustöötajate ehk inglise keeles knowledge worker, ütleme,
nagu siis see parimad praktikad, eks ju. Ja seal on see aspekt juures, et seal on see loominguline aspekt juures, ütleme, eks ju. Ja seal on juures ka selline noh, nii-öelda ütleme ka refleksiooni aspekt, et noh, et sa pead nagu tegelikult ka, sa ei saa ainult nagu tuimalt nagu panna, ütleme, sa pead natuke aega nagu mõtlema ka, et noh, et kuidas ma töötan ja nii edasi, eks ju. Nii et noh, et selles mõttes, et seal see efektiivsuse mõõtmine läheb aina raskemaks. Ma mõtlen, et mõnes mõttes äriliselt on hea mõõta, ütleme, eks ju. Et võib-olla see ei olegi nüüd niimoodi, et mida sa nüüd 1 minutiga, mis sa 1 tunniga saavutasid, ütleme, eks ju. Või siis sõltub, mida sa müüd, ütleme, mida sa 6 aega saavutasid, vaid pigem on see, et noh, et paneme nagu paika, ütleme, näiteks aastase plaani, ütleme, et sihime nagu sinna, ütleme, eks ju, ja siis vaatame, kas me saavutasime selle ära, et noh, ma arvan, et see skaala läheb aina suuremaks, aga loomulikult kuskil mingi hetk saad ikkagi ära mõõta, eks ju. Ja sa ikkagi ütleme niimoodi, et sa ütled aastase skaala, on ju, sa ikkagi hekseldad seda väiksemat, eks on ju, et sul on, mis on kõige väiksem mõõtühik sinu enda isiklikus efektiivsuses, et kuidas sa jälgid seda, et sa püsid selles, mida sa oled endale ette pannud? No üks järgmine tegevus, see on üks järgmine tegevus. Üks järgmine tegevus on jah, et see on see konkreetne, ütleme, mõõtühik, ütleme, see ongi see, mida ma vaatangi, et kui ma istun nagu maha, kui ma olen näiteks oma inboxi nagu tühjaks teinud, ütleme, eks ju, sealt vaatan, mida seda on vaja teha, mitte mida teha, siis mul tekib tegevuste nimekiri ja siis ma võtan nagu selle ette ja siis nagu vaatangi, et noh, et teen selle nagu ära ja proovin seda täie fookusega teha niimoodi, et ma ei peaks sinna mingit vigade parandust tegema, ütleme, et ma ei peaks nagu ja ütleme näiteks ka, et mingi emailil ka mitte ei ole nagu see, et Urmas, kuule, et noh, saada mulle see raport, ütleme, eks ju, saadan meili ära ja siis Urmas kirjutab tagasi, mis raport, ütleme, eks ju. Ja, et sa pead 7 korda võrgatama seda raportit ja see võtab. Et ma natuke mõtlen läbi, et Urmas, saada mulle palun selle nii-öelda selle meie number 1 kliendi nagu raport eelmise kuu kohta, ütleme, palju meil nagu kontaktühendusi temaga nagu oli, ütleme, eks ju. Noh, ütleme, et mingi väga selline konkreetne asi, eks ju. Ja siis on muidugi see ka, näiteks ütleme, kui ma see Getting Things Done'is see asi, et kui ma selle sulle ära saadan, siis ma panen endale kirja ka, et ma sult seda nagu ootan. Okei, ehk siis ma mõtlen praegu nagu müükarite konteksti, meil on Pipedrive'is hästi levinud, nagu CRM-i vaatest hästi levinud, on ju, et ülesanne püstitatud, ülesanne täidetud, ülesanne püstitatud, see on natuke nagu sama asi. Sul on 200 ülesannet püstitatud, need on jaotatud ajaraamidesse, blokkidesse, sa hakkad neid täitma, uusi asju tuleb juurde, ehk siis filosoofiliselt on see suhteliselt sama nagu mõte. Ja, no kusjuures tegelikult mulle väga meeldib Pipedrive, ma ise kasutan ka oma müügitöös ka nagu Pipedrive'i ja noh, ongi, et täpselt nagu see, kas on inglise keeles on nagu activities, ütleme, eks ju, eesti keeles vist tegevused ja ma nagu switchisin inglise keele pealt eesti keele peale üle seal, et siis see ongi täpselt see järgmine tegevus, mida vaja tegemist. Ja noh, loomulikult muidugi see hea nüüd, kus on sul täpselt kirjas seal, ütleme, eks ju. Et noh, hull on näiteks nagu see, ütleb, et nagu võta nagu salvoga ühendust, eks ju. See on nagu see, et noh, et kellega ma võtan ühendust, mis kanalit pidi võtan ühendust, ütleme, eks ju, mida ma tahan, ütleme, eks ju, et see võiks nagu kõik nagu kirjas olla, ütleme, eks ju, et noh, et ta võiks minna võimalikult nagu konkreetseks, ütleme, spetsiifiliseks, ütleme, eks ju, et jah, et noh, aga selles mõttes ma tahan öelda, et Pipedrive on nagu selles mõttes väga hea süsteem, kuna seal on niimoodi, ütleme, mida me Getting Things Done'is ütleme, et sul on vaja selleks, et midagi hästi ära teha või midagi saavutada, pead sa teadma 2 asja. Sa pead teadma seda, mis on soovitud tulemus ja sa pead teadma, mis on järgmine tegevus. Okay. Ehk siis ütleme niimoodi, et müügi mõttes ja klientide liikumises on veel see, et meil on A ja punkt A, punkt B, kus sa oled täna, kas sa oled sellega rahul või ei ole rahul, punkt B, kuhu sa tahad teada, kuidas sa saad teada, et sa oled sinna jõudnud ja mis on sealt siis edasi, on ju järgmine koht. Ja no minu jaoks ongi tegelikult, ongi Pipedrive'is väga lihtne, ütleme, see tehing on see soovitud tulemus, eks ju, ja see tegevus ongi see järgmine tegevus, et noh, isegi see sõna on sama, ütleme, see on niimoodi. Nõus. Ütle mulle palun, vaata Sinek on öelnud oma 3 kuldses ringis, on ju, et tegelikult ei ole, kui keskmine ring on miks, on ju, miks sa seda elus teed ja Sinek ütleb, et ei ole vahet, kas see ei ole olemas nagu tööalast miksi, tööalane miks toetub sinu personaalsele miksile, sinu elu liikumise miksile. Kui vaadates seda Getting Things Done, mida sa inimestele õpetad, kas see toetub ikkagi personaalsele inimese kulgemisele, millest üks komponent on töö, ehk siis ta vaatleb seda kui tervikut. Ja, vaatab küll, jah. See ei ole nagu, et sa ei lähe ettevõttesse ainult tööasja lahendama, et kui inimene juba sellesse teemasse süübib, siis ta süübib nagu laia pildi näol. No see on individuaalne, ütleme, eks ju. Et noh, et see, miks sa mingis ettevõttes töötad või mitte, see on võib-olla ka erinev põhjus, ütleme, eks ju. Sul on kindlasti endal on olemas mingid unistused, ütleme, see võib-olla, mida sa tahad nagu väljendada, mis sa tahad siin nagu maailmas nagu muuta, ütleme, või millist elu sa tahad elada, ütleme, see on nagu individuaalne. Nüüd on küsimus see, et kuidas see töökoht sinna nagu sisse läheb, eks ju. Mõnil ongi, et vaat see ongi see, et ma olengi nagu loominguline inimene, ütleme, eks ju, see ongi see, kus ma nagu ennast nagu väljendan, ütleme. Teine inimene on see, et see on see koht, kus ma saan nagu ressursse, rahalisi ressursse selleks, et väljaspool nagu tööaega siis oma unistused nagu ellu viia, ütleme, eks ju. Absoluutselt. Ja, et noh, et ta võib olla täitsa erinevas funktsioonis ja see ei tähenda, ma arvan, et see kuidagi ei mõjuta seda, noh, ütleme, kui hästi seda tööd peaksid tegema, ütleme, et noh, loomulikult võib-olla see, et kellel naudib, kui sa tead seal hästi, aga sa võid ka täitsa nagu palgatööna teha väga head tööd, ütleme, kuna sa tead, miks ma seda tööd teen, ütleme, eks ju. Ja võib-olla tal on isegi lihtsam, sest temal on see töö on palju paremini ära raamistatud, ütleme, eks ju. Sest ta teab väga täpselt, et punktist A, punkti B ma pean tegema seda selleks, et saada sinna oma unistuse juurde ja see on lihtsalt ajafaas, mida ma pean läbima, tehes neid väga efektiivselt neid tegevusi. All good.
mis veel, kas on midagi, mida ma ei küsinud, mis on oluline Getting Things Done'i juures? Mõtlen nojah, et ongi, et me seal põhimõtteliselt nagu katame äragi nagu ongi siis nii selle eraelulise kui tööalased asjad, et noh, mõnes mõttes, mis meie eesmärk on tegelikult, on ka see Getting Things Done'is, ütleme, et noh, me tahame saavutada, et noh, et see oleks produktiivne, et sul oleks vähe palju stressi. Kuidas me saavutame seda, kui me saame endale pea tühjaks, ütleme, eks ju. Ja võt ongi nüüd see, et meil ei ole nagu kaks pead, et meil ei ole nagu tööpea ja eraelu pea, ütleme, eks ju. Et selles mõttes, ütleme, me ongi, et me ütleme, pane kirja kõik need asjad, mida tegema, pane kirja see enda töö. Ja kui me ütleme, pane kirja enda töö, siis töö on kõik see, mida sa pead tegema. Ja vahet pole, kas sulle selle eest makstakse palka või sa kulutad selle peale raha, ütleme, või ta on seal nagu, ütleme, neutraalne raha, neutraalne, ütleme, eks ju. Et noh, eesmärk on ikkagi nagu pea tühjaks saada, ütleme, eks ju, et siis võimalikult nagu neid ülesanded võimalikult hästi teha. Sellega me saavutame selle nagu, ütleme, võtame maha selle müra, ütleme, arvad, paljud kindlasti kogevad seda, et see on alaline ärevus, ütleme, see stress, ütleme, eks ju, et noh, et sul on see, et oled hommikul 9-5 või noh, müügimehed, ma arvan, et võib-olla 9-7 või 8-7 nagu tööl, ütleme, teevad tööd ja siis lähevad nagu koju, et noh, siis tegelikult parim oleks see, kui sa peale kella 7 enam tööasjade peale ei mõtle, eks ju. Aga noh, kui ma arvan, et see on ikkagi 90% inimeste jaoks ei ole reaalsus, ütleme, et ikkagi nagu istud seal oma kallimaga või oma perega või oma lastega, ütleme, ja samal ajal peas lahendad nagu neid tööprobleeme, ütleme, eks ju. Just nimelt lahendad, sest et sul keerleb mingi asi edasi, millele sa otsid lahendust. Ja noh, on see, et see ei tähenda, ütleme, et sa ei tohiks üldse nagu tööasjade peale mõtleda. Kui sa mõtled isegi mingi tööasja peale ja tuleb nagu, lahendus pähe, vaata, pane kohe kirja ära ja tegele töö ajal sellega, ütleme, eks ju. Aga et noh, et ikkagi ole kohal sellega, mida sa teed, ütleme, kas on siis müügikõnede tegemine, kas on siis nagu, ütleme, oma nagu tervise eest hoolitsemine või siis oma lähedastega koos olemine, et see on see oluline, mida me tahame saavutada ja ongi läbi siis selle nagu kõigi nende noh, nagu tegevuste ja sükse raamistikku, mis meil seal on. All good. Paul, kus sind näha saab ja kus õppida saab? Nii, mina noh, ütleme, et ma olen LinkedInis saadaval, et noh, et liitu minu 3400 kontaktiga. Panen alla Pauli siis LinkedIni profiili. Aga Paul Vahur, eks ju. Ma võin meeliga panna. Et panen see ka, ütleme, aga võite ise otsida kohe Paul Vahur, et teist sama nimelist veel õnneks ei ole. Kasutaja nimed on mul kõik saadaval. Ja siis teine asi on see, et mul veebisait on gettingthingsdone.ee, eks ju, või siis gtd.ee toimib ka. Praegu on see, et noh, et ma olen selle nagu koolitustega, ütleme, on mul need olemas, siis need ei ole nii nagu süsteem ei ole minu poolt enda välja arendatud, see koolitus on ka nagu Ameerikas nagu välja arendatud, see on nagu üks võimsamaid koolitusi, mida ma olen nagu näinud. Ja ma pakun seda praegusel hetkel inglise keeles, eestikeelne asi on nagu tõlkes, nii nagu raamatutki. Ja praegu on isegi see, et tegelikult mul ongi nüüd tulemas nagu avalikud koolitused, ehk siis see, kuhu igaüks saab nagu registreerida. Ja siis see võite minna gettingthingsdone.ee vaadata, kus on seal Learn GTD ja seal on olemas nii-öelda võib-olla esilehel on kohe link ka nii-öelda sellele koolitusele. Ja siis on see, et tegelikult jätaks ka võib-olla siis müügiminutite inimestele nii-öelda sellise nagu sooduskoodi. Nii, väga hea. Suurepärane. Esimene sooduskood by the way, mis on 61 osa jooksul. Et kui te seal ära registreerite, seal on see mingi kommentaaride väli, eks ju, kirjutage sinna müügiminutid, eks ju, ja saate 20% hinnast alla. Et nii kaua, kui registreerimine on avatud. Väga hea, ma pean kõikidelt järgmatelt küsima ka sooduskoodi. Sa avasid sooduskoodide. Et see on jah viis, ma arvan, et noh, et ma ütlen, ma olen ise ka töötasin nagu müügis, ütleme, eks ju, ja noh, ja mina ei ole selles mõttes nagu super loomupärane müügiinimene, eks ju. Et mul ikkagi noh, võtab see telefonikõnede tegemine, võtab energiat ja nagu päris palju on edasi ja lähen närvi natuke ja edasi. Aga noh, mul oli, et ma ise olin juba GTD praktiseerija enne kui ma sain koolitajaks, enne kui ma sain nii-öelda coach'iks, eks ju. Ja tegin seda, mul endine ülemus Microsoftis kutsus, et noh, et kes siis läks Microsoft ära, läks sinna tööle ja kutsus mind ka sinna järgi sinna konsultatsiooni ettevõttesse ja noh, siis olingi, siis mõtlesin ka, ma ei ole hea müügimees, ütleme, siis mõtlesin, hea küll, panen tuima, et ajan seda süsteemi, ütleme, panen kirja, et kellel on vaja helistada, ütleme, mida ma tahan saavutan edasi, eks ju. Ja noh, siis sai ikkagi 7-kohaline nagu müüginumber ja enne kui ma tulin, sai nagu aastaga 3-kordistatud, eks ju. Nii et noh, et tähendab, et töötab. Töötab jah, ja pigem on see, et näiteks pigem nagu ma teeks nagu võib-olla koolitaks ja coach'iks, ütleme, kui müüks, aga kui vaja, siis saan hakkama. Suurepärane. Ehk siis ma veel, Paul, ei tea. Ma mõtlen korra selle peale, see kontseptsioon tundub huvitav puhtalt selleks, et läbida. Võibolla me kohtume teiega Pauli koolitusel. Igal juhul aitäh, et tulid. Aitäh, kutsusid ja edu. Aitäh.